Tere teile, kallid Facebooki sõbrad! Mina olen Merle Vaha ja kutsun teid taas oma kodusesse Tupperware kokoaklubisse. Suvi on jälle ja jätkuvalt väga rõõmustavalt iga päev meie ümber ja mis saab olla paremat, kui teha siis mõnusaid istumisi, mõnusaid olemisi oma perega, oma sõpradega, kolleegidega, minna randa, teha piknikke ja selleks puhuks on Tupperwarel sel kuul suurepärased pakkumised. Esiteks on suurepärased pakkumised meie samba seeria austajatele. Samba, mis paneb tantsima, mis teeb tuju lõbusaks, on siis tõesti Tupperwares juba algusaastatest peale eri värvides ja rõõmustamas meid jätkuvalt ja jätkuvalt. Praegu on eripakkumine nii toredale limonaadikomplektile. Täna teeme ka kiirelt kisselli ja räägime, kuidas teha huvitavaid limonaade, sest tegelikult ise tehtud maitseelamused on kindlasti palju rõõmutoovamad ja tervislikumad, kui me neid ostame poest. Ja kui me teeme neid koos lastega, siis maitseb see ka lastele kindlasti endale. Samba. Samba koosneb siis samba komplekt sellisest, kui te kahtlete, vaadake alati alla, 4,5 liitrit, suur sambakaus, mis on mõnusalt seest läikega. See tähendab, kui te teete siin salatit, kui te teete siin erinevad taignad, mis iganes, siis on niivõrd hea kasutada loomulikult meie kaabitsaid, mis on ka saadaval jätkuvalt ja väga mõnus puhastada. Kui siin on eri värvidega puuviljad või köögiviljad ja te arvate, et võivad värvi anda, siis kui ta on läikega, siis see kõik ei võta külge ja valgub alla, ka salatikoor. Väljast on ta matt, tuhk, see tähendab, et ta ei ole libe. Kuju on siis selline rõõmus, ümmargune, millest saab teha sellise toreda palli ja kaasas on samba suurel kausil ka sõel, mis on ka suurepärane kasutamiseks, nii hoidmiseks erinevate marjade puhul, pesemiseks, sõelumiseks, kurnamiseks, et saate kasutada niisamuti sellega maasikaid korjates, panete maasikad sisse, pesete ära ja pärast tõstate siia sisse ja väike vahe on vahel, kõik vedelik valgub alla, mis natuke oli ja see kondents hoiab teie maasikad, teie viinamarjad, kõik värsked. Sõelata saate te kasutada seda kaussi lihtsalt kui hea salatikausina, serveerimisadumana ja kui me jälgime selle kausi kuju, siis me saame kasutada teda ka teistpidi. See on ka hästi oluline, kui tahame teha siin erinevaid selliseid toredaid üllatusi. Muuseas, kas te teate, praegu on arbuusi aeg, kui hea on selles sambakausis hoida poolt arbuusi. Olenevalt siis arbuusi suurusest, kas te panete suuremasse 4,5-sesse või teine, mis on siis 2,5 liitrine sambakaus. Mõlemad on kasutamiseks nii serveerimisel, transportimisel, kuigi see kaan ei ole siis nii elastne, kui on meie That's Bowl kausside kaaned, mis on siis taigna tegemiseks, salatite tegemiseks ja nende kausside võimalus on veel ainult loetud päevad endale kingituseks saada. Küsige julgelt oma esitlejalt või kirjutage mulle, Merle Vaha, veel kuni selle pühapäevani. Taignakausid, segamiskausid, erinevad marjade säilituseks, kõik niivõrd toredates suvistes värvides on veel see nädal perenaisele kingituseks. Ja juba homme postitan ja jagan ma teiega rõõmuudist, kuidas me tegime sellel nädalavahetusel meie üllatuskülalisega pärmitaignad just nende samade kaussidega, kus ka kõige suurem algaja saab väga lihtsalt ise taigna valmis. Nii, see kaan ei ole siis nii painduv ja siia panete te pool arbuusi, panete kaane peale ja te saate, kui tal nüüd mahl on, see valgub alla, väga mõnusalt säilitada. Ei pea muretsema, et kui on toidukile pandud, et läheb mahl taldriku peale ja saate teha just nimelt kaasa võtta arbuusi väga mõnusalt ja ka säilitada. Veel on kõigile joogisõpradele, sest suvi on kuum, on palju vaja vett tarbida, siis sellel nädalal on eripakkumises sellised toredad pudelite komplektid. On 2 varianti. Kas te eelistate 2 sinist ja 1 oranži või teil on hoopis oranž, sinine ja oranž. Sellised toredad Ecobore 750 milliliitrised klappkorgiga pudelid on samuti vaid ainult sellel nädalal eripakkumises, mis info saate siis oma esitlejalt.
ja kui juba teil on olemas tupperware joogipudelid, siis kindlasti on meie kataloogis olemas super hea toode, meie pudelihari, millega on ideaalne puhastada pudelid, purgid, vaasid, termosed. Ta läheb kõige väiksemasse joogipudelisse. Ideaalne on selle sama pudeliharjaga puhastada meie juist mahlapressi. Kõik teeb puhtaks. Erinevad sõelad, erinevad anumad, mida teil on vaja puhastada. Näete, kui mõnusa pika kujuga ta on. Ta laseb ka nurgatagused kohad ilusti läbi. Samuti saab võtta tolmu, kui te tahate. Harjased on igal pool. Ta on niivõrd vastupidav ja hea, et kõik, mis on teil vaja puhastada, on väga lihtne. Pudelite juurde väga sobilik. Aga meil on sellel kuul siis eripakkumises ka lisaks Samba kaussidele Samba 2-liitrine joogikann. Kindlasti paljudele tuttav, erinevate värvidega. Mõtleme nii, et see on praegu tumelilla. Eks ole? Näete, et on tumelilla. Kuna mul just keegi oli vaja tarvis ära kinkida, läks see tumelilla ära, aga tellin endale kohe uue. Tegelikkuses on siis praegu Samba kann tumelilla. On eraldi võimalus saada ja samuti on võimalus saada juurde 2 sellist hästi toredat oranži kõrreauguga topsi, kus on juba terve limonaadikomplekt ja limonaadikomplekti kuuluvad ka joogikõrred. Joogikõrred on siis sellised reguleeritavad, millel on siin mõnus tila, millest on väga hea tõmmata, pikem, lühem, kuidas te just soovite, sest me hakkame ju kõik rohkem kasutama taaskasutatavat materjali, et me ei peaks kasutama ühekordseid nõusid ja seesama joogikõrs ideaalselt sobib ka siia avasse. Joogikõrs, kui ta on teil korduvkasutusega, on hästi oluline, et te teaksite, ka seda on vaja puhastada ja selleks on Tupperwarel tõesti ainult läbi esitlejate võimalus endale soetada kõrrehari. Soovitan soojalt, sest ta tõesti puhastab nii ideaalselt kõrred, igasugused peenemad avad, kohvimasinal, kus on vaja väiksed avad. Ja kui teil on kohvimasin, millel on piimavoolik, siis ka seda on ideaalne puhastada. Lisaks kõik võimalikud peened avasused, kaante vahed, väga mõnusad. See on Tupperware taaskasutus, sest meie materjal on kallis ja me tahame rõõmu teha meie klientidele, et nad saaksid enda ka meie tooted paremini puhtaks. See on nüüd eripakkumises vaid ainult siis, kui te võtate ühendust otse oma esitlejaga. Nii, Samba joogi topsid on siis kaanega. Mul on siin praegu vesi sees, et näidata teile. Kui lapsel on siin sees jook ja meil ei ole siin praegu kõrt, siis näete, see vesi välja ei tule. Vesi on siin täiesti sees. Vesi on sees. Ja me ei pea kartma, kui lapsel on jook, et kui see läheb liiva peal rannas olles ümber, kui siin kõrt sees ei ole, et siit midagi välja tuleb. Nii, ja teeme täna lihtsalt ise kisselli, marjade hooaeg. Ja selleks on suurepärane kasutada Tupperware segistit ja Samba kannu. Mida peame teadma Samba kannu puhul? Te kindlasti teate seda juba. Andke mulle andeks, kui ma meelde tuletan, aga kordamine on tarkuse ema. Samba kann on siis 2-liitrine, mõnusa ovaalse kujuga, hea tilaga ja toeka käepidemega, et oleks käepärane toetada. Mida peab alati silmas pidama? Kaanel on siin nimi Tupperware ja võt Tupperware peab alati olema sanga pool. Jätke see meelde ja olge head, alati öelge ka oma klientidele, oma sõbrannadele, kellele te selle kannu kingite. Külmikusse pannes on ta sellises asendis. Teeme proovi kohe. Võtan siit lonksu vett. Nii, paneme lonksu vett. Nii. Ja kinnises asendis, kui ta nüüd kogemata korra ümber läheb, ei tule vesi välja. Palun väga. Aga nüüd, kui me tahame valada, siis me teeme naksu ja me valame selle vee siit ära. Me ei pea kaant pealt ära võtma. See on selle kannu suur pluss. Te võite hoida siin piima, teha jogurtid valmis, teha erinevad maitseveed, kissellid, limonaadid, isevalmistatud limonaad, marjad ära pressitud, natuke laimi, natuke sidrunit, mineraalvesi peale või külmvesi ja jääkuubikud ja kevadine, suvine tervisevärskus on teie jaoks super terviseandja. Samba kannus siis on ideaalne teha ka kiirelt kisselli. Marjade hooaeg teeme ära. Nii, Samba selleks puhuks kasutan ma praegu juist mahlapressi. Veel ka see on eripakkumises praegu.
lisaks on veel eripakkumises sellel nädalal meie ekstrašef. Meie suur abistaja, naiste trimmer, mis mitte kunagi käima ei lähe, aga samas purustab, hakib, segab, vahustab, mis veel on kaasas. Kui teil on külmunud marjad, millest te tahate teha, siis kasutage ekstrašefi. Ekstrašefi puhul hästi oluline, lühidalt öeldes, kaan käib alati lahti, mäletate, 2 värviga, siia panete lusika vahele ja alati töötate otse, sirgelt tõmmates, et ta ei sooniks sisse. Olulised nüansid ja kui saate ekstrašefi kätte, siis tihend, mis on all libisemisvastane, on algul anumas sees. Palun kindlasti juhtige tähelepanu, et see tuleb sealt ära võtta ja panna alla. Nii, seda tutvustust oleme me teinud palju. Joist mahlapressi oleme me ka näidanud erinevate asjade valmistamiseks, aga praegu, kui me tahame teha kisselli, siis on mul siin näiteks tikrid praegu korjatud meie sügavkülmakarpidega, mis on ka nii 450 milliliitrised kui 1-liitrised, kõrged kui 1-liitrised, madalad ja ümarad, pluss veel eraldi Ventsmart. Kõik need, mis teie värskuse peaks säilitama, on veel see nädal eripakkumises. Kasutage ometi seda võimalust, sest neid karpe ei ole kunagi liiga palju, nii sügavkülmas kui tavakülmikus kasutamiseks. Nii, paneme tikrid sisse. Ja nüüd ma oleks võinud ka teha ekstrašefiga, aga pressime siin ära. Lihtsalt vajutame. Niimoodi teeme me praegu tikrimahla. Me võime teha sõstardest. Me võime teha, kohe tulevad põldmarjad, kirsid, kõik sellised asjad. Nii, ja praegu teen ma just nimelt teile 2 erinevat asja valmis. Selline jääb järgi, selline tihe mass, aga mahl valgub eraldi. Mahl on nüüd sellele, kes ei soovi kisselli. Aga massi, mis siia sisse kogunes, kasutame me kisselli jaoks. On ju hea mõte, et saaks kasutatud nii. Palun, tikrimahl, valame ära. Samuti, mis ma tahaksin siia teha, et ta oleks hästi värske. Mis mul veel on? Granaatõun. Granaatõun on siis täpselt samamoodi ideaalne. Need seemned muuseas on teile samamoodi väga kasulikud. Kui ma tahan teha sidruniga, siis ma keeran ta sedapidi. Kui ma tahan teha sidruni, lõikan pooleks ja pressin ära. Aga granaatõuna seemned, mis on hästi vitamiinirikkad ja hoiame meie Ventsmart karpides, on täpselt samamoodi ideaalsed limonaadide, kissellide ja loomulikult värskelt tarbimiseks. Ärge seda unustage. Ja just tahan teile näidata, kui hästi seesama Joist mahlapress praegu sellesama granaatõuna seemnetest pressib mahla välja ja kestad jäävad kõik tervelt sõela peale. Kas on ju mugav? Täiesti lõpuni välja. Kuna kaan käib lahti, näete, on siin ava, kui ta on 2 värviga, käib alati lahti. Nii, puhastame ära ja ka need kestad tegelikult on täiesti hea kasutada kisselli sees, kui me tahame. Praegu ma panen ta lihtsalt kõrvale natuke, et ma seda kestasid praegu kisselli sisse ei pane, aga kiudainete jaoks on neid tarvis. Selles mõttes, kui te ikkagi sööte tervelt marju, siis on väga hea, kui te kasutate just nimelt ka neid kestasid tarbite. Nii, ka granaatõuna mahla paneme tikritele juurde. Siis, mis võiks veel olla? Meil on olemas seal natuke tikreid, maasikad, kus me siis saame suvel ilma maasikateta. Mäletate? Maasikate puhastamiseks ideaalne meie vertikaalne koorija ja jälle hoiame Ventsmart karbis. Naksti võtame pealt ära, paneme maasikad siia, annun paika. Limonaad, kissell on just sellest, mida te ise soovite. Võib-olla teil on hommikust moosi järgi jäänud. Võib-olla on teil mingi kompotist järgi jäänud. Aga kui te tahate teha head magustoitu, siis loomulikult on ju hea teha ise värske kissell. Praegu veel on saada kõike värsket ja ei pea teda keetma. See ongi näide praegu sellest. Maasikad tehtud. Vajutame. Kõik, mis jääb järgi, läheb kisselli sisse ja puhasmaal läheb otse tarbimiseks. Nii et saavad rõõmu nii suured kui väiksed. Kellele ei meeldi, et on natuke tükke sees, siis saab ideaalselt ka juua mahla. Ja kui te teete siis maasikamoosi, siis ärge unustage, et maasikamoosi tegemiseks on asendamatu meie pudrunui. Suur abiline. Nii, maasikamahl ka. Palun väga, siin oli 4-5 maasikat ja puhastame jälle ära. Nii,
puhastamiseks ma kasutan praegu meie silikonkaabitsat, et saada kätte see suurem mass, aga samamoodi nüüd, kui te näete, on siin tegelikult ikkagi jääb natuke kiudude vahele ja selleks on ideaalne just nimelt see meie pudelihari, mida ma kindlasti soovitan igasuguste sõelade asjade puhastamiseks ja kõik see on materjal, mis on Kisellis hea ära kasutada. Siin on siis praegu meil pandud maasikat natuke, siin on, nüüd ma panen selle maasikamahla, ma tahaksin ka Kiselli panna ja kuna mul on siia valmis pandud suhkur, natuke külma vett, siis maasikamahla lisan ma siia, et saaksime teha kiire Kiselli. Kui me kasutame suuremat segistit ja tahame vähem Kiselli, siis saame me loomulikult teha kohe segistis. Aga kuna meil on võib-olla täna sõbrad külla tulemas, me tahame suuremat kogust, siis võtame suurema. Siis võib panna siia veel erinevaid muid marju, mida me iganes vajalikuks peame, aga keegi ei keela ka meil panna täis terveid marju, eks ole? Et väga hea on ju ka tegelikult lõigata siia sisse mõned terved marjad. Nuga käepärast ei ole, kasutame tupperware kääre, sest igas Kisellis võiks olla ka terveid marju. Ja sellepärast on tervislike marjade kasutamine vitamiinirikas, te ei kuumuta praegu läbi, te teetegi sellise kiire Kiselli, mida on väga mugav tarbida, ta ei ole pikal ajaks säilitamiseks, aga kui ma tahan kiiret magustoitu õhtul, midagi tahaks, kapis on natuke jogurtit, kapis on üks kohupiim, tahaks Kiselli või teeks mingi kiire pudru, aga Kisell võiks ka peal olla. Kas te teate, mis on uus? Uus on ära unustatud vana. Ja Kisellid on olnud ju meie lapsepõlvest peale kogu aeg olemas. Nii, siin on nüüd koos. Paneme juistmahlapressi praegu kõrvale. Kui me tahame apukamat, magusamat, ise reguleerime. Ja kuna me pidime lahti tegema ka vitamiinirikka mustikamuusi, panen ka natuke mustikat. Ja kuna meie sambagan on seest läikega, see tähendab, et ta ei võta värvi külge, siis on meil väga julge tunne seda siin kasutada. Nii, teeme lusika puhtaks. Ja nüüd ei ole muud, kui lisame siia sama külmale veele, natuke mahlale, tärklist. Ja tärklist paneme nii umbes, tärklist tuleb alati külma veega segada, mäletate jah? Paneme praegu 4-5 teelusikatäit. Paneme 6. veel, sest nad ei ole päris täis. Nii, kaabitsaga puhtaks. Soovitan tõesti kasutada ära kõik, mis teil kodus on, erinevad huvitavad marjad. Nii, oluline on siis teada, kui me kasutame tupperware segistit, et ääred oleksid puhtad, peale tuleb propeller. Nüüd paneme kaane. Kaanel teeme alati avalahti, teistpidi on siis see gaas nagu lehter. Propeller on peal, kaan peale ja nüüd šeigime läbi naksuga ja käsi peale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vahepeal võime natuke lasta õhku välja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seda sama segistit on ideaalne kasutada kokteilide jaoks, omleti tegemiseks, pannkoogitoigna tegemiseks. Jälgite seda, et hoiate sõrme peal ja mitte kunagi numbrite peal. See on ka hästi oluline. Ja meie tärklis ongi lahustunud. Ja lisame selle marjadele. Lisame selle marjadele. Kui tahame, saame veel kaabitsaga puhastada siit. Väga lihtne, mõnus. Ja nüüd ei ole muud, kui lisada kuum vesi. Tärklis ja asjad on koos. Tõstan need siit eemale. Võtan abiliseks meie vispli. Ja kuum vesi on meil siis pandud meie tupperware mõnusasse termoskannu. Lisame siia kuuma vee. Ja siis segame läbi. Ja tegelikkuses on tal vaja lasta natuke lihtsalt seista. Ja Kisell ongi valmis. Me ei pea teda keetma. Ei tee nii suurt kogus praegu. Kannuga me ei tee muud, kui lihtsalt segame läbi. Ideaalis oleks nüüd hea, kui ta saaks natuke rohkem seista. Aga meil on ju kiire. Tahaks ju midagi kiirelt saada. Kui me tahame külma Kiselli, siis ta seisab mõnusalt, tärklis pakseneb siin ja ongi selline mõnus kaste valmis. Kui te tahate loomulikult täiesti paksu magustoitu, kus vahukoor peale pakkuda, siis laske ta korraks keema. Meie vispel,
mis on siis plastikosaga ja mis seisab igal pool, kus me tahame teda püsti panna. Palun väga, seisab. Nüüd oli siin natuke ebatasane pind. Ja me serveerime sambakomplektis olevatesse väikestesse mõnusatesse sambakaussidesse. Operaator Kõps, kallis Karl, tahab ka maiustada. Siin on nüüd siis kohupiim, vahukoor, natuke suhkurt. Kiselli natuke segame veel läbi. Kui te tahate limonaadi teha, siis täpselt samamoodi lisategi siia marjad, hakite läbi, kas pressite mahla välja, kas lisate münti. Sidruniga on väga hea. Ärge unustage ingverit lisada, sest ingver on vitamiin, ingver on tervis. Ja kuigi praegu on olukord kaunis stabiilne, soovitan soojalt ennast hoida, oma tervist hoida ja ikkagi vitamiine tarbida. Nii, ja kissell ongi valmis. Nii, ja palun väga, võtame kulbiga. Praegu ta on soe. Ta on selline, kuidas ma saan teile siit näidata. Ta on selline, ta ei ole selline paks kissell, ta on just selline kerge, suvine kissell, magustoit, missugune. Kes tahab, paneb pudru peale, kes tahab, paneb kohupiima peale ja kerge magustoit ongi tehtud. Vaadake oma aias ringi, vaadake oma külmikus ringi, sest kohe tuleb veel ja veel värskeid marju, et te saaksite neid tarbida, siis tuleb külmkappiruumi teha. Ja kui teil ruumi on vähe või on palju, aga ei ole anumaid, siis ärge unustage, et veel see nädal on Tupperware sügavkülmakarbid eripakkumises. Seekord siis tegime kisselli. Ja kohe-kohe, ma ei jõudnud nüüd ära vaadata, lubasin teile eelmise korra kommenteerijate vahel loosida ära Vents Mardi. Selle loosimise ma teen ära ja kirjutan teile sinna alla. Aga täna ma palun teil, kes te vaatasite praegu või kes te vaatate järgi, rääkida mulle, millest meeldib teile kisselli teha või limonaadi. Jagage oma ideid, sest nii saame me vitamiinid kergelt kätte ja veel toredam, kui te kirjutate, kuidas te sambaseeriat või Tupperware teisi tooteid kasutate, et kuidas nendega endale tervislikke või värskeid kisselle, smuutisid või mahlasid ja limonaadi teete. Võtke julgelt ühendust, kui teil on huvi. Mina olen Merle Vaha, Tupperware esitleja. Olgem terved!